hommik. Tahan, et nüüd sa kutsuksid mind Sir Henrik Punsaks, sest mind on vastu võetud Saksamaa tehno valdkonna poolt. Ma olen Euroopa Liidus, türa! Ma see tüpuks kallale küll. Kurat, sai Bergenis käidud, jah? Päris haige värk. Aga see ei tähenda, et sa peaksid tulema õueriietega voodisse. Sul on tutikad. Selles suhtes, et sa võisid Bergenis käia, aga mina käisin Daniel Weinbergsi juures äärmiselt inspireerivat juttu rääkimas. Same, ma arvan. Teemadel nagu Daniel Weinbergsi mõtted. Mulle tundub iga. Ei, tegelikult oli täitsa okei. Täna mul on veits paraka, et lasta 3 inimest sinna korterisse. Mul eile Maiduga juba ta pani kuradi jättis selle õlle aluse pleki diivanile. No tead küll, milline Maiduk on, aga tead, mul on sama asi. Ja ma lugesin sõnad peale, please ära jätta pleki diivanile. Kuule, me pesime selle pleki maha, kõik on okk. Ei, me pesime see, kui nagu hoolimatus olid. Mait ütles jumala äge häng oli ja midagi ei juhtunud nagu, et ta ei teinud. Äge häng ja korraks pänik. See on nüüd selles mõttes tõsi, et see plekk tuli sinna, aga see ei olnud niimoodi, et ta ütles, et ära jätta seda sinna. Mis välja tuleb nüüd? Ma räägin, kuidas see oli. Ma istusin diivanil ja siis ma toetasin selle õlle korra sinna diivani peale ja siis tuli rant ja siis Daniel pesi selle maha ja sellega on nüüd korras, et ma nagu teadvustasin, ma ei läinud sinna sigatsema, et päris nii nüüd küll ei olnud, et ma oksandasin ja ütlesin, et midagi polnud. Miks sa selle jutust välja jätsid? Miks ma selle fakti täna hommikusest jutust välja jätsin? See on tõesti, ma mõtlesin, et kui teie räägite mulle Bergenis nii huvitavaid asju. Ja siis ma läksin sisse. No see on täpselt siuke, nagu ma eeldasin. Naised, mehed, kõik kepivad omavahel. Tere, see oli ikka päris haigena. Et inimesed seksivad igal pool ümber ringi. Milline hea tümakas käis, kuidas te uksest sisse saite. Siis mul tõesti läks see väga oluline asi minu ja Daniel Weinbergsi inspireerivast vestlusest meelest ära, et tõepoolest ma tõetasin oma õlut korraks diivani peale ja ma oleksin pidanud seda teile ütlema. Aga Bergen on tehtud nüüd ja... Mis seal veel head oli siis? Seal oli ühes kohas all tehnoruumis. Pressin ennast kuskil sisse ära, seersku näen ratas toolis Biff minu ees. Lihtsalt seal pani... Lahe. See kõlab väga hästi, ma oleks taanud ka seda näha. Ja, seal on kõik, mis vaja on. Mis mussid seal on? Mis muss seal oli? Tead, mis muss seal on? Igasuust kuulame. Sa oled nagu see EKA tudeng, kes on teil esimesel nädalal kulmud valgeks värvib. Tehnomaailm on nagu ta on. Sa ei otsustanud seksuaalvahekorda astuda kellegagi seal kambrikeses. See on minu otsustada, ütleme niimoodi. No, said vastu tahtmist. Eile kaotasin siin oma tehnosüütuse. See on siis Bergen, ma olen siin mitu korda käinud, et inimesed kuradi kepivad igal pool, all on dark room, seal on Jobi Eyes, Hail, tead, Dax J mängis eile, tehnot üleval korrusel oli house, kenad naised minu ümber igal pool, turamees, tunnen üli hästi seda venda, kahjuks on türklane, muidu nice vend, panoraamabaaris tõmbasin võileiba, smoothit, kuradi ma ühesõnaga ülikõva koht ja kõik teavad mind seal. Aga nüüd lähme Aldisse, mis on siin samas Bergeni kõrval. Eestis ei ole sükast poodi. Näe, maailmameistri kukkel. Teda kivi kõva. See on mulle, et ma kuklit näppisin. Hästi, jah. Käsik Mait, olete mingi jamane. Ma tahaks coconut waterit ja siis ma tõmbaks uttu. Kus see coconut water on üle?
sa ei ütle mulle. Mis asi see peal on? Kuuled või? Kus see kogunud water on? Sul on käed täis risk. Kus me korv on? Sul on varsti nina verd täis. Me ostsime kogunud wateri teises poest teise sinu tops lihtsalt, jah. Jaa. Ma võtan siis mingid õlletops. Aga kus need said? Vaat seda. Ostame selle. Kus sa üldse sai? Ostame selle. Sprite'iga. Pitburger. Kuidas sa seda jood? Teed lahti ja jood. Tädi jääb juba jätta, kurat. Liiguta oma käsi nüüd, kurat. See Biff on siia jõudnud. See on nüüd küll väga ilus asi ei olnud, mida öelda. Mida, et see Biff on siia jõudnud või? Mullest oli sama ratastool, või? Ja mis ta tegi, pani jala edasi siit või? Okei, nii siin on siis õpetus. Rood lasje nach oben sichen und nach links drehen den... Aha, tõsta ülesse. Nii. See tuleb siis... Mida putsi raisk? Nii, tuli lahti. Okei, siit tuli ainult vahtu. Kas tahad maitsta? Ära puntsu, ma tegin sulle siis väikese koguse Aldi hõrgutist. Seda purgist või? No, suht siuke maitset olu. Miks siin gaasi ei ole? See on täielik pask. Ma vist ei osanud lasta seda gaasi õigesti. Ma ei teagi, mis ta see nagu... Kuidas see nagu töötab? Nüüd tuleb nii nagu peab raisk. Ülikõvane. Viitsi üldse raisk. See on au kohal niimoodi. Selle paneme kuradi pärast kappi tagasi. Sa testid mu kannatust praegu? Ma ei testi sinu kannatust praegu, sina ise otsustad arvata, et see on sinu kannatuse testimine. Ma viin ennast kurssi informatsiooniga, mida meil on vaja, et jätkata meie kuradi filmimist. Et ei ole mõtet tulla sinna ütlema, et ma siin testin sinu kannatust. Sina testid ise enda kannatust, mina pole sinu kannatust testinud. Oota, Hendrik, tramm, sa ei näe selle silmaga. Ära jää trammi alla. Kus juures sellega näed? Lääne-Berliin, kohe tundub teistsugune. Mait on kuidagi vabam olla. Mis kappelsinina? Jah, market, see on siin näeb välja nagu väga palju nagu rohkem international ütleks. Kuule, Daniel Weinbergsi korteris on Xbox. Lähme sinna Fred Bulli kuulama. Viimase peal. See on siis see koht, mida soovitati. On jah? Hello. Hello. Okay, but what should we take then from here? I say you make one konyalı ekmek. This is the best. Yeah, this is when you eat, you are tired. You are so, and then when you just eat, you make. Oh! you know This bread gives you power. Yes. Okay, so we take one this, and do you... Can say the best drink is Turkish tea.
Okay, one Turkish tea then. Thank you so much, guys. Thank you. Nii, me võtsime siis kaks soovitust. Minu lemmiktoit on loomulikult kellepasa, aga me võtsime kaks soovitust. Kaks olid päris inimese soovitused ja üks oli ChatGPT soovitus. Proovime kõik ära siis. Tõesti hea tee. Maitseb täpselt nagu vene tee. Mina on niisugune tunne, nagu ma oleks üldse kuskil Egiptuses, mitte Kesk-Euroopas. Sest Türgi teadupärast on Egiptusele päris lähedal. Ei ole või? On. Ma ei ole veel toitu kätte saanud, aga seni vist kõige nagu ägedam tunne on mul nimelt just siin selles kohas olla. Valge inimese tunne. Jah. Ütleme lausa kahju on neile külmarvet teha täna. Nii, esimene roog on laual. Oh my god. Oh my god. Thank you very much. Chili sauce, garlic sauce and herb sauce. Okay. Special Berlin sauces. Nice, thank you so much. Esimene matšan siis. Aga tõesti, siin on mingi järgmine level värskust, ma ütleksin. Maiduki võttis täitsa sõnatuks. Minu isikliku maitse järgi võib-olla on natuke palju kastet, aga special sauces ei ole mingi hädine, mingi majonees ja sinep. On tõesti tase. Karage. It's good. It's good? Yeah. My man. And Berlin is the best on the world. This is the classic one. Damn, visane. See pole mingi mustlane, see on ikka türklane. Väga haige asi. Mine metsana. Iron. Thank you so much. You eat konyalı, you are the best, okay? You have so power, you mukis, you make so. You eat etli ekmek, you mukis a so, okay? The number one in Berlin, in the all-time world. Okei, salamu alaikum. Seal Berghanis, kus ma täiega ka käisin, oli siis see, et keegi sai siis nagu rusikaga pepusse. Kinnas oli küll käes, et meditsiiniline protseduur, võib-olla tal võeti dekreeti, ma ei tea. Aga Berghani tualetis ei tea, miks seal, aga noh, olgu. Siis mul ongi see küsimus, et kas see nagu... Mis selle erutuse nagu tekitab? No meestel on seal eesnääre tegelikult, see on obvious, mis selle erutuse tekitab. Aga naistel, no kas siis lihtsalt nagu mõte sellest või? Seal on ainult sitt ja soolikad ju. Seal ei ole ju mingit mõnupunkti. See on ju lihtsalt... Küsimus suure ringil. Vasta kommentaarides. Vasta kommentaarides ja võida Fred Bulli veip. Vasta kommentaarides, mina olin siin. Ja miks on sulle anaalseks oluline? Hei! Täiesti uskumatu. Me saime kolmekesi ülihästi söönuks, ülihead toitu. Meil saime teed ja airanit, meil olid need. Ja see asi läks kokku 30. Kus kohas ma kodumaal saan siukse feasti, et mul läheb 30. Mul läheb tavaliselt 30 nägu kuskil süües. Kõik on suurepärane, kõht on täis. Perfect. Thank you so much. It was pleasure. See ma arvan, et mingi 4 inimest tuleb kindlalt tänu meile siia. Arvad jah? Ma arvan küll jah. Ma ei ole... See on midagi raisk. Kõik on täpselt nii nagu peab. Lauad, kõik. See on väga hea. Hallo. So many cigarettes.
So you have hot sauce. Oh, that's okay. Kuna ma ei tukki eile Bergaini sisse ei saanud, siis lohutuseks, mis sa said? Sain siis bussimix jäätist. Kui me latid olime, siis me Keilas ossime ka neid, kutsusime saboriteks. See sinna peale kirjutas sabor, mis tähendab maitset Hispaaniaga ja veel võib-olla mingis keeles. Igatahes vaatame, kas tunne on sama. Ühesõnaga, sellega on nüüd see, et pakendatud on see liiga hästi. Kõrgutav. Vaata okse. Kus? No see on ikka päris kena roop ju. See ei pruugi okse olla on või? Ja ka ei pruugi jah. No võtame kaasa, me saame korrat omletti teha sellest hommikul. Võtame kaasa ja testime ära, kas on ikka okse. Ma ei tukk pani kuradi politsei auto tagaluugi peale kuse praegu põhimõtteliselt. Siin on jah, ärge laskega faktidele häid lugusid ära rikkuda. Räägime palun sellest, kus ma eile Berghausis käisin. Siit sa põltsi osta või? Ma olen niisama taaramees või? Kuule, mis me edasi teeme? Lähen vaatame Reichstagi. Tüüp tahab Riigikogu näha lihtsalt. Siin on siis käinud tähtsad tegelased nagu Mart Võrklaev, Andrus Ansip, Juku-Kalle Raid, Juku-Kalle Aids, türatohter Margus Punab. Mis ta siin tegi? Ma ei tea, ma lihtsalt ütlesin midagi. Haige, meie saade on entertaining ja educational. Yes. Plaati tahab ostaa keegi. Kuule külakostiga sulle. Aitäh. Kraadler. Aitäh. Kuulame selle. Tulge minu koju. Vaatame. Aga nagu näete, kuna ei ole minu kodu, kõik tuled põlevad. King of the Castle. King of the Castle. Tegin süüa täna endale. Kookose kanakarri. Mis asja? Siin on minu fuck-bunker. Tegelikult ma olen siin alt üksinda olnud. Tavaliselt ma teen niimoodi, et ma võtan nagu täpselt meetri jagu WC-paberit. Lihtsalt tõmbangi nagu, ma on nagu täpselt lihasmälus mitu sentimeetrit käevahet on täpselt 12 ruutu. Ja siis ma nagu rebin need kahesteks tükkideks ja ma ehitan endale kõhu peale nagu Dexteris kill room, vaata. Ja siis panen nagu teloga pihku nii, et 200 WC-paberi paari ripuvad telost alla. Ja siis ma lihtsalt nagu tulen kardinatesse nagu ja sa ei saa mitte ühegi UV-lambiga pärast nagu näha, et midagi nagu rõvedat on toimunud siin. See on väga kena sinust. See on tegelikult minust, see on väga kena, ma olen väga hea inimene. See on täiesti uskumatu, aga kõik, mis sa siiamaani Berliinis kogenud olete, ei ole võrreldav sellega, mida sa nüüd hakkad kogema. Me paneme sisse Fred Bulli 15 euroga massi, ma olen ise kurat struggling artist, aga ma panin 15 eurot selle Fred Bulli beatboxi. Ma järgmine kuu tõenäoliselt paar päeva ei söönud tänu sellele. Ma teen ikka puhtaks ka, et siis ei haki sulle pärast vähemalt. Ühesõnaga, see saab olema täiesti haige asi. Et me saame Fred Bulli EP kuulamine. Ma ei saa ka aru, aga proovime mingi muu plaadiga, äkki mingi muu plaat hakkab mängima kohe. On siin majas mõni CD või? Proovi uuesti. Eminem näiteks, paneme selle. Okei, Eminem ka ei mängi. Kuule, see on täiesti... Fred Bull on meie elu jumal keeruliseks teinud. No nii, Real Slim Shady, 99. Paneme tööle. Töötab. Pane Fred Bull sisse. Õige. Holy shit, olete valmis või? Fred fucking Bull. Ära veel nagu hõiska. Fred fucking Bull. Fred Bull.
Ei, mis asja? Saime üle või? Vana Fred Bull. Ilmselgelt, see on tema tavaline tööpäev ja meil olime lihtsalt eriti lihtne saak, vaata. Eesti keelt on ikka mõnus kuulata, pole ammu kuulanud, no. Et see nagu, ma arvan, et see ongi see, mida ta päev otsa teeb, ta käib, rotib mingeid asju ja siis ta müüb mingeid asju. Ja ma arvan, et tal on süsteemid jumala selged. Kuulame siis YouTube'ist Fred Bullina. Päris hea. Oota, aga kas ta siis jätkub neid või? Ma arvan, et... Vaata, mingi kommentaar on seal. No, mingi sakslane on kommenteerinud. Hey man, ich bin dieser Mann von Flughafen Basel. Die CD ist leer. Keine Musik. Mida võttu? Holy shit, oh my god, saate aru, mis on kõige top-votetim kommentaar. Teate, mis on kõige top-votetim kommentaar sellel videole? See saksakeelne, ma inglise keelde tõlkis. Hey man, I'm this man from Basel Airport. The CD is empty. No music. Ja keegi teine on üle saanud talt juba YouTube'is kirjutanud. Et tema CD-d ei toimi. Hi, this is Fred Bull and I want to win the beatbox battle wildcard. What a class scam act you're running with your empty CDs. Honestly, I gotta respect it. 15 euros ma maksin oma taskus, kurat. You look so innocent that didn't even ask for money directly. You got me. Cheers. Tal on teatud muster, et ta veedab aega lennujaamades üle maailma. Ma käin mööda maailma ringi, 37 riiki läbi käinud, 4 kontinenti, räägin 4 erinevas keeles ja alati lihtsalt pakun plaati. Ja lubab kokku maad ja ilmad ja siis annab ühe lohakalt markeriga joonistatud Fred Bull Beatbox EP1. Xboxis peaks töötama, Xboxis ei toimi ja kõige top-votedim kommentaar tema YouTube'i videol on inimesed, kes on talt üle saanud täpselt sama asjaga. 5 upvoti, ehk siis vähemalt 6 inimest on saanud tal lennujaamas üle. Väga hea meeldib, tere Eesti! He could upload this stuff and simply hand out a link to his work. It would be easiest thing to do, but rather he chose to scam people who support him. Fred Bulli saaga on siis sellega lõppenud, poisid. Kunagi ei tasu uskuda ilusat juttu, ma lõpetan selle segmendi nagu Taavi Libe. Et nüüd, aga mis me õppisimegi, et ei saa kunagi uskuda inimest ilusat juttu, isegi kui ta kõlab nagu ingel, siis alati tasub uurida, kas CD-plaadi peal on midagi rohkemat kui lihtsalt punase markeriga valesti kirjutatud Fred Bull EP1. Kõik head kutid ja Eesti. Aitäh, tšau! Aeg suureks kasvada. Väiksed vaara.